juhtinud on firmat nimega EMC, paljusid tunneme juba mõnda aega siin, kellega veel ei ole tuttavad, siis et mina tegelen siis EMC-s, ma olen tehniline konsultant, selles mõttes tegelengi toodete ja tehnoloogiate arusaamise, klientide nõustamise, samamoodi toodete ja tehnoloogiate tutvustamisega siis ja näiteks täna siis üks selline ettekanne, et kui me mõtlesime tavaliselt, me oleme teinud sellisest rohkem mingist konkreetsest tootest kui sellisest, aga täna mõtlesime, teeme siis sellise integratsiooni teema ja natuke laiemalt, et mitte konkreetsest ühest EMC, ütleme siis täna konkreetsest storage'ist, aga siis integratsioonist virtualiseeritud, sellega sisse, et ise ei saanud arugi. Et jah, et siis integratsioonist virtualiseeritud keskkondadega, et täpsemalt küll VMware'iga, aga põhimõtteliselt ettekandega jõuame sinnamaale, siis ma räägin natukene paar sõna muudest asjadest ka. Aga muidu iseenesest, kes vähegi ettekanded on teinud, ilmselt teavad ise ka, et kuidas need asjad käivad, et tükk aega ennem küsitakse ettekande pealkirja, et räägi ära, millest sa räägid, kui sul endal pole vähimatki aimu või millest sa rääkida kavatseks, siis tuleb panna niisugune pealkiri, millest saab kõik asju rääkida, eks ole. Ja siis sai ka selline integreeriv või küsimused vormis või sellise väite vormis pealkiri siia pandud, ja räägikski siis täna ettekandes siis selleks, et miks me arvame, mis ise me näeme, et mis on need punktid, et miks see siis niimoodi on, et see nagu pealkirjast väidetud on, et miks on EMC kõige populaarsem storage'is virtualiseeritud keskkondades. Aga et kõik asi oleks nagu korrektne, eks ole, hakkame siis otsast peale, et kõigepealt tuleb nagu see väide ära tõestada, et see asi nii on, eks ole, siis vaatame edasi, et miks see nii on, et kõigepealt nagu kohustuslik osa ära rääkida. Aga räägiks siis paar sõna sissejuhatuseks slaididega ja hiljem on kavas näidata siis demo VSphere'i ja EMC VNX halduskeskkonna vahelise integratsiooni kohta. Teeme asja paarist aspektist läbi ühelt poolt, kuidas näeb teemat storage administraator, kuidas näeb teemat siis VMware'i administraator ja mismoodi see integratsioon töötab ja mis sealt siis nagu näha on. Sest mõtlesime ka, et kui selle teema valmispanekuga oli ka sama küsimus, et me oleme siiamaani palju küll rääkinud sellest ja mõtlesime, et samas me seda integratsiooni kunagi näidanud otseselt ei olegi, et okei, näitaks siis lõpuks ka, et mismoodi see asi välja näeb, eks ole. Okei, ja kõigepealt väide, et keegi mõtles, et ma seal ise välja mõtlesin, siis on tehtud paari uuringuid siin. Siin on 2 tükki, nüüd on Wikiboni ja teine on Goldman Sachs IT spending uuring, ja hiljuti just lõppenud siin septembri alguses oli viimane VMworld'i event sündmus näiteks, kus tehti siis samamoodi uuring selle kohta, et kes mida eelistab, siis toodi välja, et võt nii palju erinevad siin sõltub küsimuse asetusest ja nii edasi, et ühelt poolt siis EMC vendorina kui ka siis VNX EMC tootena oli kõige populaarsem selles kategoorias, nii et lihtsalt see on nagu enne kui ma saan tehnilise poole juurde asuda, et ma pidin selle slaidi siia panema, et muidu nagu keegi kahtlustab, et ma olen selle väite äkki välja mõelnud ise või on alusetu väide või on nagu ma siin kõik võimalikes seadustes, reeglites on, eks ole, et eksitavat reklaami ei tohi teha, et ma siis ei teinud, et mul on nagu põhjendused ka. Edasi, siis VNX-ist endast. Et VNX on siis EMC mid-range tooteliin, tuli välja 2011 jaanuar, et me oleme siis juba mingi natuke üle 1,5 aasta temaga olnud ja pikalt rohkem rääkima ei hakka, paari sõnaga lihtsalt võib-olla, kes tõesti ei ole veel varem kuulnud või lihtsalt nagu meelde tuletada, et mis seal siis on, et miks ta on selline nagu ta on, üks põhjus on see, et kui vaadata, mis on IT infrastruktuuris toimunud, siis varem, kui meil oli, eks ole, selline suht staatiline keskkond selles mõttes, me endame selge piirili, et meil oli kuskil mingi storage ja siis me tekitasime sinna ketastest mingid RAID-grupid ja need andsime kätte teatud serverit kätte ja siis selle serveri peal, eks ole, mingi opsüsteem, seal Linux, Windows, Commerce, Unixid, nii edasi ja selle peal siis mingisugune rakendus, ma ei tea, Oracle SQL Server, Exchange, nimetage ise edasi mõnda, mis teil on, eks ole. Siis kui vaadata, et mis siis IT infrastruktuuriga vahepeal juhtunud on see, et ütleme selle serveri poole peal on, eks ole, me teame, et virtualiseerimine on see, kuidas asju täna tehakse. Meil ei ole nagu jäika seost enam konkreetsete komponentide vahet. Me ei saa öelda, et meie täna see Oracle on nüüd siin
ja ta on ka homme siin, et ta võib olla täna siin ja poole tunni pärast kuskil mujal, eks ole, et ei ole enam niisugust staatilist seotust ja eks ole, meil toimub siis serveri taseme peal selline automaatne optimiseerimine, siis VMware Distributed Resource Scheduling näiteks vahenditega, eks ole, teistel virtualiseerimiskeskkondadel omad vahendid selleks. Ja siis, kui me vaatame nüüd storage'i poolt, et samaks jääda, et kui meil varem samuti meil oli üks staatiline seos mingi konkreetse siis masina siin ei ole nii suurte nõudmist, eks ole, see võib olla niimoodi, aga see võib olla poole tunni pärast juba teistmoodi, eks ole, et me ei saa nagu staatiliselt siduda asja paika, aga panna ka storage'i poole peale. See on nagu see ka, et me storage'i poole peal peab olema siis automaatselt optimiseeriv süsteem, vastavalt endale nõuetele siis kohandama, eks ole. Ja täpselt see on see, mida VNX ka teeb ja see on kogu arhitektuur või ideoloogia, millest lähtuvalt ta siis üles ehitate, eks ole. Ja kui nüüd üks slaid siia veel panna, ma ei räägi sellest, aga lihtsalt siuke kohustuslik jälle, et kui nüüd 1,5 aastat on ta olnud umbes, eks ole, samas on tegemist ikkagi ühe värskema, ütleme siis mid-range storage'i süsteemiga, kõik sellised kohustuslikud atribuudid nagu SAS generatsioon 2 ja PCI versioon 2 ja kõik muud sellised flash-kettad ja 2,5 tolli, 3,5 tolli kettad ja Fiber Channel ja 8, 4 ja Ice-Casi 1 ja 10 ja Fiber Channel over Ethernet 10 gigabaiti ja kõik muud sellised asjad on täiesti olemas, nii et selles suhtes on tegemist sellise modernse tänapäevase storage'i süsteemiga. Aga ma tahtsin pikemalt rääkida, et 3 asja, et kui keegi küsiks, et mille poolest tegelikult nagu VNX erinev siis on, et mis on see, mis ta nagu unikaalseks teeb, et siis on nagu 3 sellist valdkonda, mis ma tahaks nagu paari sõnaga nagu välja tuua siiski, et esimene asi, et nagu algusest peale disainitud Flashi kasutamiseks, et iseenesest TMC tuli Flashi tehnoloogiaga storage'itele välja 2008 jaanuar ja algusest ta oli rohkem sellises teatud konkreetses niši valdkonnas, kus oli vaja tõepoolest suurt jõudlust, aga täna nii juba on siis Flashi peale üles ehitatud ja mitte selles mõttes üles ehitatud, et ta kasutatakse teda ainult selles kohas, kus on nüüd siis suurt jõudlust vaja, vaid igal pool. Et praktiliselt täna, kui me vaatame, et näiteks tehasest, mis lähevad välja süsteemid, siis nad on enamus, kõik on flash-ketastega. Ja mitte ei ole sellepärast, et klientid oleks palju raha või midagi, vaid et see on kõige optimaalsem konfiguratsioon. Aga seal on teatud võtmed, siis miks ta on optimaalne ja kuidas seda ära kasutada, on siis selleks, et kasutada siis sellist automaatset optimiseerimist, nagu ma rääkisin ka, eks ole, et me kasutame siis mitte nüüd niimoodi, et meil on seal, ma ei tea, terabaidine baas või üldse 10 tera andmeid kokku, eks ole, ja sellest siis ongi, et kõik see 10 tuleks näiteks Flashi peale panna, vaid me kasutame seda Flashi nagu väga optimiseeritult, eks ole, ehk et näiteks me kasutame seda siis sellise cache imise jaoks ainult siis, või siis teiselt poolt ainult nagu väikese osana siis üldisest meie storage pool'ist, nii nagu see storage'i haldus VNX-i puhul näiteks käib. Ja mis võimaldab siis selle, et me kasutame seda tõepoolest ainult seal, kus teda vaja on, eks ole, mitte igal pool ja mitte seal, kus ei ole vaja. Ja siin on mitmed tehnoloogiad siis sellega seotud. Ja 3. valdkond, et on siis ikka unifitseeritud multiprotokolli tugi, et jälle, et meil võib olla erinevaid keskkondi, erinevaid ütleme siin SLA tasemetega nõudeid, siin toodangukeskkonnad, testkeskkonnad, mingisugune koolitused, nii edasi, et nendel on nõuded erinevad ja jälle ei ole mõtet, eks ole, kõike sellise ühe vitsaga luua, siis ongi VNX-i ideoloogia on see, et me saame nagu näiteks mingitele toodanguserveritele panna siis Fiber Channeli ühendused, kus seda tõesti vaja on, aga samas näiteks mingitele muudele väiksematele serveritele Ice-Casi üle gigabitti Etherneti, mis on täna praktiliselt tasuta, eks ole, käib täiesti külgne, et see on nüüd 3. erinev punkt. Need 3 asja on, mis on VNX-ile siis omased ja mis on nagu sellise disainifilosoofia alustavad 3 tükki. Paari sõnaga siis, et üks asi, mis on nagu fundamentaalselt storage'it muutunud ja me ise töötame nagu selle kallal ja ma pakun siin, ma olen seda rääkinud juba tükk aega ka, aga ma arvan, selline paari aasta horisont on tõesti selline, et meil tulevad nagu all flash array'd ja kogu see flashi tehnoloogia, et vähegi sellisest toodangukeskkondadest saab nagu ainuvaldavaks,
et või okei, teine variant siis tõesti jääb veel alles sellised, ütleme siis nimetasin vanasti need SATA ketasteks, täna on siis need on Airline SAS tehnoloogial kettad, aga ütleme siis suht aeglase pöörlemiskiirusega, aga seest suure mahuga kettad. Et need veel jäävad siis alles, aga kõik võimalikud siis sellised jõudlust vajavad asjad saavad oma jõudluse komponendi kätte siis flash-ketaste pealt. Ja täna, kui siin keegi on arvutanud ka, et miks seda siis täna ei saaks teha, et seal nagu mitu asja, et esiteks on muidugi hind, et ei saa nagu kogu andmeid ei kannata rahaliselt sinna peale panna, teine poolt on ka tootmismaht näiteks, et maailmas 2011 aastal toodeti 21 terabaiti flash-kett, flash-tehnoloogiat üldse kokku ja sellest 19 võeti ära, ütleme siis, kõikvõimalike selliste, kuidas nimetaks, consumer-seadmed inglise keeles, ma ei tea, laiatarbeseadmete poole pealt, iPodid, iPadid, kõikvõimalikud mälupulgad ja nii edasi, ja ainult 2 terabaiti sellest tegelikult, mitte 2 petabaiti, ma tahtsin öelda, 2 petabaiti sellest siis jäi ainult siis nende enterprise tüüpi stories ja array'de jaoks, eks ole, et üks asi on see tootmismaht ja kõik muu, et see nagu aastatega siin kasvab ja nii edasi, et siis me saame nagu sinna, jõuame sellesse faasi ka, aga täna jah, et me kasutame seda flashi siis tõesti ainult seal, et kus vaja. Aga miks me seda saame teha, õnneks on olemas andmetel selline loomulik elutsükkel, et kui nad tekivad, eks ole, mõtleme ise, et mingid arved, dokumendid, mingid baasikirjad, e-mailid, asjad, eks ole, mis tekivad. Alguses nendega midagi tehakse, nende poole pöördutakse, kirjutatakse dokumente, midagi tehakse nendega, aga hiljem pannakse nad, eks ole, kuskile ketastele seisma, kogu lugu, mingit tööd nendega ei toimu, ära kustuta ka ei saa. Aga siis ongi loomulik elutsükkel, mis siis võimaldab kasutada tehnoloogiat efektiivsemalt, et alguses, kui nüüd need andmed on kuumad, siis nad paigutatakse flash-ketastele ja hiljem siis, kui elu edasi areneb, siis mingil hetkel andmed elutsükli käigus, sõltuvalt mis tüüpi andmetega tegemist on edasi, mis firmaga tegemist on, organisatsiooniga. Teisel, eks ole, ja sellega me saavutame selle, et me saame nagu suht suure andmemahu ära kasutada siis, eks ole, sellega, kus on kõige optimaalne neid hoida, ehk siis suure mahuga kõvakettad, mehaanilised kettad ja teine on siis, eks ole, selline kiire komponent, mida samas me ei vaja suhteliselt vähe, kuna neid andmeid, mida parasjagu tegelikult mille kallal töötatakse, on suhteliselt vähe. Neid ei ole kunagi nagu, siin me mõõdame seda ka, näiteks oma stories ja array'de puhul me saame seda konkreetselt mõõta, siin me saame selliseid väärtusi, näiteks nagu siin skew väärtusi me nimetame, saame siin kuskil olla 85, 90, 95%, tähendab ainult mingisugune 5, 10, 15% kogu andmetest on need, mis tegelikult mingisugust IO võimsust üldse teevad või teevad enamus. Niisugune seadus, nagu ikka see on, eks ole, et see on nüüd see. Ja veel korra üle rääkida, et mida siis VNX teeb, et ta sisemiselt siis kasutab kõikvõimalikke optimiseerimistehnoloogiaid, nii reaalajas cachimist kui siis siin näiteks sellist skeduleeritud optimiseerimist ketaste vahel andmete liigutamiseks ja millega siis koos tehakse ära siis sama andmete elutsükli haldus selle süsteemi sees. Pikemalt nendest ma rääkima ei hakka, nendest ma olen ka rääkinud juba, aga lihtsalt siia üle korrata, et aga mis see kõik tulemus siis sellest on, et teha nüüd sama Flashiga ja sama VNX-iga, ütleme, kui nüüd võrrelda, et miks on siis VNX võib parem või et mis see, kui see esialgse küsimuse juurde tagasi tulla, eks ole, et on see, et meil õnnestub teha paremaid konfiguratsioone, ehk me saame suuremat jõudlust või et väiksema konfiguratsiooniga sama jõudluse kätte, mida me muidu peaksime tegema näiteks, ma ei tea, paari flash-kette asemel, eks ole, peaks panema seal kümneid ja kümneid, eks ole, siis mehaanilisi kettad selle asemel, eks ole. Siin on mõned testi tulemused, et jälle mitte nagu üldsõnaliseks jääda, et siin on, mis on siis tehtud, et näiteks siin on nüüd VDI keskkonnas võetud VMware Block Storage peal, ehk siis siin on Fiber Channel ühendusega tegemist, võetud siis 2 süsteemi, üks on siis tehtud nii-öelda siin 133, Storage Conf ise on, ma ei leiagi hetkel,
täpselt konfiga, põhimõtteliselt on tegemist siis nende mehaanilise konfiga, kus on suhteliselt palju kettaid ja siis on nende väikese hulga flashiga, kus seda flashi on ainult siis siin 133 gigabaiti ja puuditakse üles 150 desktop masinat. Ja lihtsalt on siis võrreldud sama puudi aega, nüüd eks ole, on oluliselt näha, et on väiksem. Ja samamoodi siin lihtsalt detailsem graafik on siis juba näha, et selle puutimise aeg, eks ole, ja kasutajate sisse logimise aeg, et see punane tulp väljendab siin seda, et kui palju nüüd siis selle flash võtab ära koormusest kogu süsteemi mõttes, et see on nagu üsna oluline osa, et eriti jah, selles VMware'i VDI keskkonnas või samamoodi Citrix XN desktopi keskkonnas me saame seda efekti, see on nagu eriti hästi nähtavuna, seal kasutatakse andmeid korduvalt ja korduvalt, mis on suhtes väikses vahemikus, ütleme sellise storage'i mõttes, eks ole. Järgmine näide, kui jälle võtta siin üks info või IO mahukas operatsioon, eks ole, näiteks jälle virtuaal-desktop keskkondades antiviiruse skännimine on võetud jälle samamoodi, et tehtud siis baassüsteemiga ja pluss siis väikese hulga flashiga lisatud siia ja siin jälle näha punane tulp väljendab siis seda, et kui suure hulga siis sellest seesama väike flashi hulk tegelikult siis ära toidab, et on jälle enamik, et me ei pea tegelikult selle mehaaniliste ketaste siis saisimise juures enam väga palju arvestama selle IO koormusega, kui et rohkem puhtalt me saame tõesti keskenduda sellele, et meil oleks vaja olemasoleva maht ja siis selle IO jõudluse ja koormuse ära teeb siis tegelikult see flashi osa selle. Ja kolmas näide veel, viimane, rohkem väga palju, et sama asi töötab ka NFS-i peal, et siin me oleme rääkinud ka, et iseenesest kui tavaliselt VMware'i keskkondi vaadatakse, et siis tihti vaadatakse kohe sinna kas siis Fiber Channel või iSCSI poole peale block storage'i mõttes, aga sama asi tegelikult töötab väga hästi ka NFS-i peale, et kohalt on isegi seal funktsionaalsust rohkem võrreldes nende block storage'iga, et kindlasti seda NFS-i osa ei tohiks nagu maha matta, eriti ütleme sellistes väiksemates ja keskmise suurusega kohtades, et on täiesti pädev optsioon kasutamiseks, et siin on ka jälle näide, et võetud siis, on nüüd ütleme siin kuskil sellest vahemikus on siis võetud jälle siis tehtud lihtsalt hulk VMware'i masinaid siis võetud, joostud nendega umbes siis ütleme 350 mingisugune IO-d per sekundis ja pärast siis fast cache'i või seesama siis väikese hulga flashi lisamisega põhimõtteliselt me saame siis siin on nüüd 4-kordne jõudluse kasv, eks ole, ja siin on jälle küsimus selles, et see ei ole mitte selles mõttes, et me saame kogu selle salvestusmahu ära flashiga kaetud, vaid see on ainult väike väga pisikene hulk, et mis siis kogu mahust on flashi ja mida me siis saame nagu efekti sellest on nagu oluliselt suurem. Ja võib-olla paljud, kes VNX-e lähemalt teavad ja kellel endal on, panid siin tähele ka, et siin kõik näited olid selle tegelikult toodud ära siin fast cache'iga, et siin üleval on ka näha, et teine variant oleks kasutada seda flash tehnoloogiat kui siis sellest salvestuspooli osa, et lihtsalt miks ma tõin need fast cache'i näited siia ka, et Eesti kogemus näitab ka seda sama, et kuna meie keskkonnad on nagu suhteliselt võib-olla nagu sellised maailma teiste maadega võrreldes suht väiksemad, eks ole, et siis me oleme näinud, et selle suurema efekti selle flashi kasutamisest vähemalt siin meie kohalike konfiguratsioonidega me tüüpiliselt saame siis ongi fast cache'i kasutamisega, mitte siis nende permanentse storage'i pool'i osana kasutamisel, et kuna fast cache on ka reaalajas toimiv lahendus, nii et me saame siis mingisuguse selle teeringu mõttes, see töötab, tüüpiliselt me teeme seda korda ööpäevas või paar korda ööpäevas, eks ole, siis vahepealsel ajal on siis konfiguratsioon fikseeritud, siis fast cache'i puhul käib see optimiseerimine pidevalt, et selles suhtes ka väikeste flashi hulkade kasutamisel fast cache on nagu tunduvalt efektiivsem, et seda me oleme näinud ise ka, et EMC teeb ka, ütleme, ka konkureerivate toodetega ise teste oma asja nimi on e-lab, mis on, kes teeb siis compatibility performance testingut, et nad testivad ka teiste süsteemide nende toimimist ja sama me oleme näinud mujal ka, et selles mõttes jälle just seesama VNX-i ja Flashi reaalajas selline cache'i tüüpi kasutamine on nagu tunduvalt efektiivsem väiksemates konfides, kui me vaatame siin meie konfiguratsioone. Et see on nagu selles mõttes, miks ma näitasin ka neid näiteid just nimelt. Okei, lähme edasi.
jõudsime siis järgmise poole, et jõudluse konfiguratsioon, aga et kuidas haldusega jääb, et mis siis VNX-il üks jälle selline suuremaid disaini alustalasid on siis see, et on algselt peale ehitatud töötamaks ja mõeldud töötamaks virtuaalkeskkonnas, mitte et ta füüsilistes ei töötaks, aga just see lisaväärtus ja palju disaini ja nende arendajate aega on just pandud sinna virtuaalkeskkondade integreerimise juurde. Ja seal on siis paar asja, et me võime seda teemat läheneda kahest vaatepunktist tüüpiliselt, eks ole, seal ühelt poolt võime vaadata siis salvestusadministraatori töö aspektist, mille puhul me teeme siis seda, et meil on olemas integratsioon siis salvestussüsteemi haldusvahenditest virtuaalkeskkondadesse, et mis on võimalik näha, seda ma pärast näitan ka. Ja teise poole pealt on siis tegemist virtuaalkeskkondade administraatorid, kes omakorda saavad siis sellise vaate sinna storage'i kihile, et tüüpiliselt on virtuaalkeskkondade selline üks kaasnev häda ongi see, eks ole, et kuna kõik on nii virtuaalne, kõik on nii dünaamiline, eks ole, et meil kaob ära nagu arusaam meie keskkonnast, et kui on vaja nagu täpselt nüüd ikkagi aru saada, et mingisugune VM ei toimi korrektselt, nii kui me ootame, eks ole, et millest see nüüd on, eks ole, et on see nüüd, ma ei tea, storage'ist, serveritest, eks ole, selleks mingi hetk on ikkagi vajalik nagu aru saada, et okei, otsast otsani, et millise serveri peal see VM on, millised kettid seal küljes on, eks on edasi, et see sama ühendus nüüd selle virtuaal- ja siis storage'i maailma vahel annab siis sellise võimaluse. Ja teise poole pealt on siis terve hulk siin selliseid lühendid, ma räägime siin ka, siis on VAI on siis üks pool, mis on siis VMware API for Storage Integration, Array Integration, ütleme vähemalt siis, mis on siis võimaldab offloadida osa VMware funktsioone siis storage'i süsteemile, nii et VMware saab omale jõudu juurde sellega, eks ole, ja operatsioonid lähevad kiiremaks. Ja teise poole pealt on siis ka selline omaette tehnoloogia veel omaette VASA, mis on siis, annab VMware'ile storage awareness on see lühend, millest see tuleb, et VMware saab aru sellest storage'ist, et mis seal täpselt sees on, et näiteks, et kui meil on mingisugused SLA-d paika pandud, seal klassikaline on, eks ole, mingisugune, ma ei tea, kuld, hõbe ja pronks, eks ole, näiteks siis kui me teeme nüüd mingist sellest näiteks liigutame, ma ei tea, või oletame kuskil data store'is saab maht otsa näiteks, eks ole, siis ei hakata seda VM-i liigutama mitte mingisugustele kiiretelt ketastelt aeglastele, eks ole, ta saab aru, et ahah, et see on nagu oluline VM, tal on mingisuguse mingi SLA-ga, eks ole, ta liigutatakse korrektsest nagu ketastelt korrektsetele ketastele näiteks, et kui me teame, et sellel VM-il peab olema kogu aeg mingisugune remote protection peal, eks ole, storage siis peegeldamisega kahe storage'i vahel näiteks, eks ole, siis VMware on sellest teadlik ja ta ei hakka liigutama seda VM-i järsku mingitele ketastele, millel ei ole mingit kaitset peal ja nii edasi, et sellised ühendused on samuti võimalik. Aga just kuidas siis käib ja millest me oleme palju rääkinud, aga mida me siin on näidanud ei ole, mida ma plaaningi kohe näidata, on see, et on olemas siis VSI's on plugin, mis käib siis vSphere'i konsooli ja mis võimaldab siis integreerida sama VNX-i kokku siis VMware management'i osaga. Seda ma kohe näitan ka. Ja sama plugin on muidugi saadaval ka kõikide muude EMC storage'ite jaoks, aga täna ma näitan siis seda VNX-i oma. See on see. Veel üks slaid, kui siin jälle läks nüüd protokollide võrdlemiseks, et mis on supporditud, mis ei ole, et lihtsalt üks referentsi slaid, et siin väiksed erinevus nendes supporditud asjades on. Nüüd just äsja tuli välja vSphere 5.1, seal on jälle, ütleme, neid asju edasi viidud, et täna praktiliselt on 5.1 mõttes, kui me räägime, et kas plokk või file või plokk või NAS storage, eks ole, et seal nagu olulist vahet ei ole, et ja võib-olla, kes on ka kuulnud, eks ole, VMware tõi ka nüüd storage vMotioni ise ka nüüd kättesaadavaks üldse ilma välise storage'ita, nii et seal käib ka omaette areng jälle, nii et sellised asjad on. Väga pikalt ei räägi, oleme rääkinud ka. Ja siis paar sõna enne, kui nüüd demo juurde asuda, et ma küll rääkisin täna põhiliselt VMware'ist ja EMC ise ka, et ütleme, kui vaadata nüüd virtualiseerimiskeskkondade sellist koostööd mingite erinevate tootjatega, siis
siis VMware'iga on kahtlemata koostöö kõige pikem ja kõige põhjalikum ja kõige rohkem seda koostööd, aga samas see ei tähenda, et näiteks me ei teeks koostööd Xeni või siin ütleme ka Hyper-V näide, et ütleme küll see funktsionaalsus VMware'i puhul on tõepoolest kõige rohkem lihtsalt, kuna ajalooliselt me oleme kõige pikemalt koostööd teinud ja VMware ise on nüüd kõige kaugemale jõudnud kogu sellise infrastruktuuri integreerimisega, eks ole, et seetõttu lihtsalt seal on seda koostööd nagu rohkem, aga samas see ei tähenda, et me üritame samamoodi just Microsoftiga koostöös näiteks sama asja, et tuua seda keskkonna nende vaadet või tervikut vaadet sinna nüüd siis Microsoft Hyper-V halduskeskkondadesse ja nii edasi, et see koostöö käib samuti ja samamoodi näiteks Hyper-V jaoks samamoodi storage integration plugin on olemas ka VNX-i jaoks seal samuti, nii et see on samuti olemas. Okei, see oligi, nüüd sai selle osa ühele poole, et näitaks siis ka, et millega meil tegu on ja mida seal siis teeme. Nii, mis mul siin siis on, et ma üritan siin kaldlaua peal seda demo teha, nagu hea teha, hiir jookseb alati alla serve kogu aeg, et nagu lahti lased, aga vaatame, mis me siit teha saame. Nii, et mis mul siin siis on? Mul on siis üks VNX-i storage siin ja on vSphere'i konsool. Ja näitaks siis kõigepealt, et mis me siit näeme siis vSphere'i administraatori poole pealt, eks ole, ühelt poolt on siis, kõigepealt näitan ära selle plugina nii-öelda asukoha, siis kui on ta nüüd installitud, siin Solutions Applications on siis selline koht, kus on EMC VSI plugina ekraan ja siin on võimalik siis konfigureerida seda pluginat algust, kui ta ära installitakse. Mis siin on, siis on 2 poolt, põhimõtteliselt ütleme, okei, lähme korra tagasi siia. Või ütleme, jah, ma toon korra. Klikkame korra tagasi. Lasin seda nii. Avaekraani näha. Okei, las ta olla. Et põhimõtteliselt 2 poolt, mis siin siis on Storage Viewer, mis annab meile siis selle sama vaate nüüd Storage'is vSphere'i administraatori koha pealt. Need on võimalik ära registreerida, siis näiteks need meie Storage'i süsteemid, meil on 2 tükki siin tehtud ära, kuna mul on nii plokk kui faili pool ära registreeritud. Ja teine pool, mida on võimalik teha, on siis storage management, ehk me saame siis vSphere'i konsoolist teha otseselt siis storage'iga seotud operatsioone, ilma et meil peaks olema ligipääs näiteks Unisphere'i konsooli, vSphere'i siis VNX-i siis halduskeskkonda ja ilma et me peaksime õppima mingeid asju lisaks siia, eks ole, et saab puhtalt teha ära vSphere'i enda administraator. Nii, ja kui me nüüd on ära konfitud, installitud, mis mul on juba tehtud ajapuudusel, ma ei hakka seda siin tegema, siis me saame minna tagasi, vaatame oma masinaid. Hosts and clusters, mul on siin üks ESX-i masin näiteks, mida ma kasutan, mille peal jookseb siis siin 4 virtuaalmasinat, eks ole. Ja kui vaadata, siin on erinevad data store'id, seda ära toodud siin nii NFS-i peal ja osad on siin block storage'id näiteks. Ja tavaline vaade, mida nüüd siis VMware'i admin näeb, on see, et ta näeb, et siin on nüüd mingid storage'i, üks ole, mingisugused keskkonnad, aga siis, mida veel paistab võib-olla siin näiteks siis, et okei, et mis siis mingi, ma ei tea, maht on kasutatud ja mis tüüpide on ta siin näiteks NAS või eks ole, plokk ja nii edasi, aga sellega põhimõtteliselt ka see vaade piirdub, eks ole, et see on tavaline vaade. Ja kui nüüd on see VSI plugin installitud siia, siis on eraldi tab selle jaoks siin ja on siis võimalik rohkem infot lihtsalt näha sellest keskkonnast, et mis siis siin toimub. Lähme korra tase üles, siin on parem vaade. Nii, et ma näen, et siin on nüüd 4 mitu erinevat data store'i, näiteks ma ei tea, võtame selle kõige alumise, siin on üks block storage data store, millega on võimalik siis täpselt ära näha, et mis adapteri juures, mis storage'i süsteemiga tegemist on, mis isegi koodi revision on tegemist, LUN-i nime, device ID-d, kõik sellised asjad, näiteks parameetrid, mis pärast hiljem, kui on mingi veaotsing või mingisugune probleemi lahendamine, et on võimalik minna storage admini jutule, eks ole, et kuule näed, et see asub selle ketaste peale, et midagi on seal viga, et nii ja naa,
näiteks me saame vaadata, et palju siin selles storage pool'is veel ruumi on. Ekraan ise on kahjuks suhteliselt väike, ma siin kerima ta niimoodi, et ei mahu väga palju ekraani peale, aga siin on võimalik näha, et palju selles pool'is ruumi on, eks ole, et kui ruum peaks nüüd otsa saama ühe hetkel, siis on see kohe näha siit ja nii edasi, et kogu selline vaade sinna storage'isse on siis olemas palju täpsem, et me näeme ära näiteks siin ka ühendused, eks ole, sinna millisesse porti on ühendatud, näiteks hetkel on tegemist siin iSCSI pordiga, siis eks ole, et kas on nüüd ühe või mitme path'iga, mis on load balancing policy'd, nii edasi ja võimalik ka siis näiteks jõudlustit vaadata storage'i poole pealt, et välja hakka kõiki need läbi klikkama, aga põhimõtteliselt nagu lihtsalt see on nagu tunduvalt rohkem seda infot, et kui vaadata, siis ütleme, tavaline vaade on suhteliselt piiratud, eks ole, kui nüüd mingi veaotsing on just sama, siis tuleb hakata mappima need asju omavahel kokku, et okei, millise nunni peal mingi masin on ja mis ta siin teeb ja on ta ühe path'iga, kahe path'iga, on see failover policy korrektselt konfigureeritud ja nii edasi, et siit saab seda siis võimalikult kohe lihtsamalt teha. See oli siis vSphere'i administraatori vaade. Teine vaade, mis ma tahtsin näidata järgmisena on siis, kui ma võtan siit alt-servast, on nüüd EMC Unisphere, mis on siis storage'i administreerimise konsool ja siit on omakorda võimalik jälle storage'i adminil näha nüüd sinna vSphere'i keskkonda. Meil tavaliselt on see, et meil vaade lõpeb ära, näiteks võtame siis siit, võtame siis meie selle storage'i siit nimekirjast, võtame hosts ja host list. Kui tavaliselt lõpeb vaade ära sellega, et meil on mingisugune host siin, eks ole, me näeme, et näiteks mingid LAN'id on sellele hostile külge antud ja sellega asi ikka piirdub, eks ole, et mis tegelikult selle masina peale jookseb, mõtlen virtuaalmasinate kontekstis, seda me ei näe, mis seal toimub, mida VMware sellega teeb, mul ei ole vähimat ka aimu tavalist, eks ole, aga kui nüüd on VX'i see integratsioon ära konfigureeritud korrektselt, siis vSphere'i konsooliga, siis kui ma selektin selle hosti ära, me nähendaks, et sama see ESX01 host on siin näha, mis on siis VMware ESXi masin üle iSCSI, eks ole, on siis, tuleb see juurde üks selline tab nagu virtual machines, jälle kahjuks nagu suhteliselt kitsas siin, üritan natuke üles poole tirida, siis me saame paremini. Nii. Ta on näha siin siis konkreetsed VM-id, mis jooksevad siis selle sama masina, siis ESX masina peal ja võimalik vaadata infot siis, mida nad näiteks kasutavad, eks ole, et näiteks ma ei tea, võtame siit alumise VM-i, võtame eraldi ja saab veel lisaks properties vaadata sinna, siis on võimalik näha, et okei, et meil on konkreetne VM juba, eks ole, mitte füüsiline masin, aga VM, et millise storage'i peal ta on, mis mingi LAN'i staatus tal siin on, eks ole, millist storage'i ta kasutab siin, mis muud kettad selle samal VM-il veel küljes näiteks on, et jälle küsimus, eks ole, et kaevatakse storage'i või üldse selle VM-i performance'i üle, eks ole, aga võib-olla tegelikult on tegemist näiteks selle mingi lokaalketta probleemiga üldse, mis iganes, eks ole, siin on võimalik siis näha ka storage admini poole pealt omada nagu rohkem argumentatsioon, eks ole, selleks, kui nüüd mingi veaotsingu ja nüüd siis probleemide lahendamiseks läheb, eks ole. Et see on siis storage'i poole pealt vaade. Okei, läheb siit siis ära, selle ma rohkem ei tegele. See oli puhtalt siis arusaamise jaoks meie keskkonnast. Teine asi, mis me saame teha, on siis, kui meil on installitud see ESXi plugin, eks ole, et tekib eraldi menüü siia juurde nimega EMC, Unified Storage ja siis tekib siia nagu hulk mingisuguseid menüüpunkte, mida me siis saame teha. Näiteks see toimib nüüd, jah, siis, et me saame, kui on tegemist mingite arhiivimasinade, tihti on see, et kasutatakse ka VMware'i mingis mõttes nagu arhiivikeskkonnana, eks ole, et arhiveeritakse näiteks masin koos siis, või ütleme andmed koos masinaga, eks ole, hiljem oleks mingi sama rakendust kuskilt võtta, kui ma ei tea, 10 aasta pärast mingid andmed kuskilt lahti võtakse, siis salvestatakse sama VM koos andmetega, nii et hiljem on see sama rakendus seal saada ja võimalik siis andmetega manipuleerida, mis on võimalik näiteks masinad kokku kompressida, sellega lihtsalt siis andmemahtu kokku hoida siis süsteemis, eks on näiteks üks variant. Siis on integratsioon VMware'i view keskkonnaga, ehk me saame siis selle desktopide refresh imise siia teha, aga mida ma tahtsin näidata on siis, võib-olla esiteks näiteks korra ära selle properties'e poole siit.
ja lihtsalt on samuti võimalik siis siit näha jälle integratsiooni punkte, samamoodi, et mis nende masinaga tehtud on, näiteks jah, mingisugune block storage'i peal VNX-i masin siin, mis LUN-ide kasutab nii edasi, et see info on siis võimalik ka siit saada. Aga jah, mis ma tahtsin nüüd teha siis veel näidata, võib-olla on siis seesama storage'i provisioneerimine. Ehk et kuidas asi muidu välja näeb, siis tavaliselt on see, eks ole, et nüüd VM-i administraatoril tuleb mõte, et okei, mul oleks vaja nüüd, ütleme, kas maht on täis või on mingi uus grupp VM, eks ole, et nüüd siis vaja minna selle storage admini jutule, eks ole, et kuule, et oleks vaja nüüd teha selliseid asju ja seal ketted saada, eks ole, mahtu nii palju ja ma ei tea, jõudlust nii palju ja et siis, eks ole, storage admin läheb siis tööle, seal teeb need LUN-id valmis ja write grupid ja pool'id ja siis ta hakkab tegema seal, eks ole, mapib siis korrektsed hostid ära ja see on nagu terve jada need tegevusi, aga põhimõtteliselt sama asja saab teha ka VM-i admin ise. Näiteks, eks ole, teeme siis provision storage, võtame, et ta on siis block storage, next. Valime välja meie storage'i, kuhu me selle teeme, hetkel meil ainult üks siin confited on. Nii, next. Nüüd ma saan siis valida, et millisesse pool'i see tehakse, neid, et millised pool'id nähtavad on VM-il, saab täpselt piirata. Hetkel mul jälle üks pool sellele ESX keskkonnale kättesaadav on. Võimalik näha kohe, et okei, kas see on, mis tüüpi raidiga see on, palju seal vaba mahtu on, eks seal edasi, et me jälle ei võib-olla, mis meile hiljem ei meeldi. Nii, siis VMFS-i tüüp, võtame kõige viimase, VMFS 5. Data store nimi. Siir kukub alla, kui ma lasen ta lahti. Paneme näiteks, kuna see on IceCASiga tegemist, eks ole. Näiteks teha mingi on 1. Capacity, teeme mingisugune 5 giga näiteks. Ja siis on võimalik, siin on kammas ka üks advanced nupp, ma näitan kohe seda ka. Et ma rääkisin just selle samast tiiringutest ja kõigest muust, et siin on võimalik automaatselt kohe siis VMware'i adminiga valida see, et kui oluline see masin näiteks on, et meil on võimalik panna, kui me tegelest on mingi toodangusüsteemiga, mis on nagu ülioluline performance'i mõttes, siis valida näiteks highest available tier või teisalt, kui on tegemist mingi test või arendus või mingi hariduskeskkonnaga, siis lowest available tier, mis puhul valitakse siis, eks ole, korrektselt storage'i poole peale, et kui tegeletakse andmete paigutamisega, kuhu need andmed siis tegelikult nagu ketaste mõttes lähevad, eks ole. Paneme hetkel autotiirust, läheb paika, okei. Ja finish. Ja ongi kõik. Sellega nüüd põhimõtteliselt läheb siin all peaks nüüd tulema kohe näha, läks protsess käima ja sama, mis ma enne just kirjeldasin, eks ole, tehakse ära nüüd storage'i poole peal LUN-id, siis mapitakse nad hosti külge, nii edasi, kõik see tegevus tehakse ära nüüd taustal, ilma et me peakse minema sinna siis meie siis Unisphere'i konsooli ja midagi seal tegema, et ja ongi kõik. Näha lõppes ära, skännitakse selle uuesti üle ja põhimõtteliselt peaks meil siis data store siis siia näha tulema üles ka. Nähme kuskil, võtame korra summary. Nii, siin ta meil on. Siin on tulemas siis uus LUN, eks ole, kohe mapitud VMware'i data store'iga ja põhimõtteliselt ma võiksin nüüd siia siis panna mingid VM-e peale või midagi teha, aga nii edasi, mis mul siis täpselt vaja on ja kogu selle administreerimistegevus sellega ka piiriduski. Et iseenesest see oligi, et ma ei jõua ajapuhuseks näidata, kuna meil on nagu seal nüüd üks stand kaas, ma võin seda näidata seal, et üks asi, mis me saame veel siin näidata, on nüüd sama VAI integratsioon, mis võimaldab siis offloadida selle infot, et selleks on siis vajalikud paar asja, lihtsalt näitan korra ära konkreetselt konfiguratsioonist. Advanced settings, olemas niisugune asi kui data mover, on siis 2 settingut, üks on VMware hardware accelerated init ja hardware accelerated move ja vaikimisi sõltub nüüd storage'ist, millise storage'iga tegemist on, aga see peab olema siis mõlemad peavad olema enable'itud selleks, et siis vastavalt kumbki funktsioon toimiks, et accelerated move mõte on siis selles, et VMware annab lihtsalt käsu storage'ile, näiteks kui me teeme storage'i vMotion'it, tõstame VM-id ühest data store'ist teise,
mis toimub kõik sama süsteemi enda sees, et mitte, et ta ei käi läbi, eks ole, siis HBA-de või iSCSI adapterite või NFS linkide üle siis selle sama VMware enda host'i, vaid ta käib siis all ära, eks ole, storage'i enda sees. Et seda me saame teha ka, aga lihtsalt ajapuudusel ma seda hetkel ei näita, et näitaks edasi mõned slaidid ja siis on juba edasine detailne diskussioon, saame hiljem rääkida nendel teemadel. Et paari sõnaga veel siis, et lihtsalt nüüd samas selles Flash-induses ja kõiges muus, et meil tuli välja nüüd just augustis siin ka uus versioon VNX-i koodist, mis tõi mitmeid uuendusi. Täna on Mati Raidma NetGroupist või vabandust nüüd Ateast, ma ei tohi vana nimeliselt kasutada. Et Ateast siis räägib ka sellest samast, näitab konkreetselt neid uuendusi. Ja siin on paar asja, mis jälle viivad seda sama Flash First tehnoloogiat edasi järgmise tasemele. Ja paar asja, mis ma tahtsin veel lõppu siia rääkida nagu tuleviku suundudest mingis mõttes. Et üks on see, et kui vaadata ka Flash kasutamise arengut, et esimene oli see, et kui me nüüd tõime nüüd 2008 jaanuari, kui me juba mainisin sisse, et siis nad olid tõepoolest sellise mingis mõttes nagu väga kitsa suunitlusega, et see oli tõesti mõeldud inimestele, kellel nüüd mehaaniliste ketaste jõudlustest puhtalt väheks, sest puhtalt jõudluse küsimus oli see. Et mida aeg edasi, seda rohkem me kasutatud erinevates kontekstides, täna me kasutame tõepoolest seda nagu siis puhtalt hinnaefektiivsuse saavutamiseks, kuna lihtsalt Flashi kasutamine odavam võrreldes mehaaniliste ketaste kasutamisega. Nii et see on see, kus me täna siis oleme. Järgmine tase meil on väljas ka siis puhtalt Flash Array VNX-i baasil ja järgmine samm, mis on ka täna olemas ja mis just tuli ka uuendused, sellest on siis server-side Flash, et juba viia see Flash ka siis serveri sisse, et veelgi efektiivsemaks, sest kui vaadata nüüd ikkagi jälle seal iga sammuga, mida me saame siis selle andmed serveril lähemale või selle compute komponendile lähemale, seda suurema jõudluse me saame puhtalt siis selle viiteaja vähenemise tõttu. Siin just tuli uus versioon välja, siis tehnoloogia nimi on VF Cache, mis on siis PCI Express kaart, käib serveri sisse, omab siis näiteks täna on siis 700 gigabaidised mahuga kaardid olemas, neid saab panna mitu tükki serverisse, isegi kui tahta, toetab ka VMware'i ja toetab nüüd ka siis uue võimalusena aktiiv-passiiv-clustereid ja toetab siis ka VMware vMotion'it samamoodi, et on võimalik ka siis masinat ühikutada ühest kohast teise VF Cache'i kasutamisega. Samuti on teine uus asi, mis ma tahtsin mainida, on siis olemas ka cache'i deduplikatsioon, et sama tehnoloogia sisuliselt, mida VMware teeb ise oma masinate puhul, eks ole, ta deduplitseerib mälu, me sama asja teeme selle cache kaardi või flash kaardi sees siis samuti. Ja siin on ka jälle mul testi tulemusi ja kõike muud ma ka näitama ei jõua, aga on siis, kus isegi flash tehnoloogia kasutamisele lisaks storage'i süsteemis veel nüüd sellesama VF Cache'iga võimalik seda jõudlust veel omakorda siis, ma ei tea, mõni kord üles saada, sõltub rakendusest, et seal, kuna VF Cache töötab ainult lugemise cache'imise jaoks, siis sõltub nüüd selle read-write ratio'st ja nii edasi, eks ole, parameetritest, aga et on võimalik veelgi siis jõudlust suurendada, et on üks võimalus. Aga lõpetan kohe viimase sellise mõtteteraga siia lõppu, et mõtlesin, et ka just siin lõppenud VMworldil toodi see mõte esimest korda nagu avalikult või nagu välja, et kui me vaatame, et mis on toimunud viimase aja jooksul, see virtualiseerimine serveri tasemel on meil kõigil nagu enam-vähem juba nagu omaks võetud, et seda nagu keegi ei võõrista väga, see minu arust nagu vähegi mõistlikes keskkondades on nagu de facto standard, kuidas uusi asju ehitatakse täna, eks ole. On see VMware või mingi muu, on ise küsimus, aga tehnoloogia või ideoloogia kui selline on nagu paigas. Ja poole peal on samuti viimasel ajal käibel läinud mõte siin või selline termin nagu Software Defined Network, SDN, mille mõte on nüüd selles, et meil puhtalt jälle, nii nagu VMware'i puhul, eks ole, et soft on see, mis teeb ära kogu selle integratsiooni ja intelligentsi selles andmekeskuses. Ja samamoodi lugu on siis võrkude poole pealt, lihtsalt need samad switchid on füüsilised ühendused, kogu selle võrgu loogiline topoloogia koostatakse puhtalt softis. Ja üks loogiline samm, ja mis siin nüüd välja käidi just VMworldil paar nädalat tagasi, oli siis mõte selles, et sama asi toimub, me näeme igas kihis ja me jõuame nagu täpselt selleni,
toodi siis välja mõiste selline nagu software defined data center, kus me saame täpselt nii storage'i, võrgu kui ka serveri tasemel puhtalt raud on füüsiline ühendus ja ressurss, aga kogu siis selle ressursi haldus käib puhtalt softi tasemel ja kogu selle et meil ei ole enam näiteks samamoodi storage'iga, me sisemiselt testid käivad ja on olemas tooted ja nii edasi juba, mis õige mingitel aegadel tulevad siin pea välja, kus ka on niimoodi, et kogu siis selle nii storage'i võrgu kui compute ressursi koostamine käib puhtalt virtuaalsel softi tasemel, et seal ei ole midagi seotud enam konkreetselt rauaga, et see on nagu see suund, kuhu me nagu liigume. Et lihtsalt tahtsin siia mõttena nagu siis lõppu jätta selle kõlama. Minu poolt kõik. Kutsun teid siis üles ka meie stendi, kus me saame küll asjadest rohkem rääkida detailsemalt ja see oli minu selline ülevaade siis sellest teemast, et miks ELC virtualiseerimine. Aitäh!